Eksam toimub selleks kohandatud ruumis, mis on varustatud teooriaeksami läbiviimiseks vajalike vahenditega, arvuti ja arvutihiirega. Enne eksamiklassi sisenemist otsige välja isikut tõendav dokument ja esitage see eksami korraldaja nõudel. Mobiiltelefon tuleb välja lülitada. Eksamiklassi sisenetakse teooriaeksami korraldaja kutsel ja võite valida endale istekoha arvuti taga. Küsimuste lahendamisel kasutatakse arvutihiirt, millega märgitakse õiged vastused. Enne päris eksami sooritamist on soovitav lahendada proovitest, mis koosneb 5 küsimusest. Proovitesti tulemust ei arvestata eksami sooritamisel. Selle eesmärgiks on iseseisvalt proovida lahendada eksamiülesandeid ning harjuda arvutiga ja lahendamise põhimõtetega. Eksami alustamiseks sisestage hiirega oma isikukood. Kinnitage see vajutades nupule kinnita ja valige sobiv keel. Enne eksami alustamist kontrollige, kas kõik andmed on õiged ning eksami alustamiseks vajutage nupule alusta. Sellest hetkest käivitub eksami aeg. Eksamiks kulunud ja järelenenud aega saate ka ise kontrollida. Lugege küsimus läbi ja märkige ära ainult õiged vastused. Uue küsimuse esile kutsumiseks vajutage nupule järgmine küsimus. Ja nii tuleb lahendada kõik ette nähtud küsimused. Eksami lõpetamiseks tuleb vajutada nupule testi lõpp, kuid enne veenduge, et olete vastanud kõikidele küsimustele. Pöörake tähelepanu ekraani ülemises servas olevatel kirjadele. Kokku küsimusi, läbitud ja vastamata. Juhul, kui mõni küsimus on vahele jäänud, siis see on musta värvi ning küsimusele vastamiseks klõpsake hiirega küsimuse numbri peale ja vastake ka sellele küsimusele. Siis saate asuda juba põhieksami juurde. Teooriaeksami küsimuste arv on sama, mis kirjaliku vormi puhul, näiteks B-kategooria teooriaeksamil peate vastama 30 küsimusele. Eksida võib 5 küsimusele vastamisel, kusjuures esimesele 20 küsimusele vastamisel võite teha mitte rohkem kui 3 viga. Eksamipileti koostab arvutiprogramm automaatselt kooskõlas pileti koostamise metoodikaga. Vastata võite suvalises järjekorras. Küsimus on kuvatud ekraanile, õige vastus märgitakse linnukesega vastavasse ruutu. Eksami lõpetamiseks tuleb vajutada nupule testi lõpp, kuid enne veenduge, et olete vastanud kõikidele küsimustele. Juhul, kui mõni küsimus on vahele jäänud, siis see on musta värvi ning küsimusele vastamiseks klõpsake hiirega küsimuse numbri peale ja vastake ka sellele küsimusele. Juhul, kui soovite veel kord küsimused üle vaadata, siis saate seda teha ja vajadusel ka parandada. Nüüd saate teada oma eksami tulemuse, õigete ja valede vastuse arvu ning eksamiks kulunud aja. Samuti saate vaadata ka oma eksimusi. Täielikuks eksami lõpetamiseks vajutage nupule lõpp. Eesti Riiklik Autoregister Keskus soovib teile eksamiülesannete edukat lahendamist ja ohutut liiklemist.